Selver, umbes kuu aega on lahti selline toetusprogramm nagu nutika spetsialiseerumise ja rakendusuuringute programm. Kas sa räägiksid natukene lähemalt, mis programm see selline on ja kellele see peamiselt suunatud on? Tervist! Rakendusuuringute programm on tõepoolest juba avatud, see on suunatud innovaatilistele ettevõtetele rakendusuuringute läbiviimiseks ja tootearenduse tellimiseks. Toetusmäärad ja summad, millega opereeritakse, algavad 20 000 eurost ja ülemine piir on 2 miljoni euro juures. Kõik nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondade ideed on teretulnud. Kasvuvaldkonnad on siis info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate kasutamine horisontaalselt, tervisetehnoloogiate arendamine ja ressursside tõhusam kasutamine. Kui rääkida mõne sõnaga taotlusprotsessist, siis kuidas sa seda kirjeldaksid? Taotlusprotsess peaks algama kindlasti kõigepealt Teadusagentuuri rakendusuuringute kodulehe ja Archimedese nutika programmi kodulehe sirvimisega, et teada saada vormid, toetatavad tegevuste liigid ja toetusmäärad. See sõltub ettevõtte suurusest, see sõltub uuringu läbiviimise tüübist, kas tegemist on rakendusuuringu või tootearendusega, ja sealt leiate konkreetselt vormid, sealt leiate konkreetselt tehnoloogia valmidusastmed, mis taotluse jaoks sobivad, ja sealt leiate täpselt toetusmäärad, mis antud taotluse jaoks sobivad on. Kuivõrd täpselt seda toodet ennem taotlemist teadma peab? Toodet eksisteerima ei pea. Tegemist võib olla ka rakendusuuringuga, aga kindlasti peab olema silme ees sihtturg, kuna arendusplaan, millest siis edasi arendatakse äriplaan, on kuskil 80% selle taotluse mahust, siis tegevused, mis selle toote arendamiseks vajalikud on, peavad olema põhjalikult läbi mõeldud. Kui rääkida natukene kulude abikõlblikkusest, siis mis siin võiks eraldi välja tuua? Siin võiks eraldi välja tuua kindlasti seda, et abikõlbulikud on kindlasti palgakulud, sisseostetud või litsenseeritud patentide teenuste kulud ja samamoodi ka tehnilise teabe sisseostmise kulud. Programm toob ettevõtted ja ülikoolid ja teadusasutused teineteisele lähemale. Kindlasti siin on programmi läbinud või projekti läbinud ettevõtete ja ülikoolide vahel suurem teadmine teineteise võimekusest, usalduse kasv ja teadmussiire ülikoolide ja ettevõtete vahel. Kui rääkida taotluste hindamisest? Hindamine jaguneb laias laastus 4 kriteeriumi vahel. Tegemist on siis projekti mõju hindamisega, projekti majandusliku mõju ja efektiivsuse hindamisega ja projekti põhjendatavuse ja teostatavuse hindamisega, ehk siis arendusplaan, mis areneb äriplaaniks, projekti teostajate taust ja siis kvalifikatsioon ja samuti projekti mõju nutika spetsialiseerimise kasvuvaldkonda. Kui täna mõni ettevõte kaalub taotluse esitamist sellesse programmi, siis millest võiks alustada? Siis soovitaks ma kindlasti kõigepealt tutvuda meie kodulehel üleval olevate edukate projektide nimekirjaga ja lühikirjeldustega, et näha, millistele toodetele, millistele teenustele toetust on juba antud. Kindlasti tutvuda taotlusjuhendi, taotlusvormide ja taotlusvormis nõutud arendusplaani sisuga ja võtta ühendust julgesti meie konsultantidega igasuguste küsimuste tekkimisel. Aitäh, Selver! Aitäh!